Oktonaudid uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja kesköötsoon. Mutrivõti. Kruvikeeraja. Porgand. Tänan veelased. Kas kupi A on valmis, Viivi? On küll, kapten. Käivita oktohäire. Oktonaudid peakorterisse. Oktonaudid, meie tänane missioon on reisida merepõhja ja lisada uus lehekülg Shellingtoni raamatusse. See on lõpetamata juhis kesköötsooni. Kesköötsooni kõlab pimedalt ja hirmutavalt. Ongi mu kullake, kesköötsoon on nii sügav koht, et päike ei paista seal kunagi. Kirjeldan oma raamatus paljusid imelisi olendeid kesköötsoonist, kilpkodalane toruuss, üks lestaline Symphorus thermophilus, aga lõpus on kõik tühjad lehed. On meie ülesanne need leheküljed täita. Olendiga, keda mitte keegi enne näinud pole. Kuna seal põhjas on nii pime, lisasin kupile lisatuled, et te paremini näeksite. Kui kupituled hakkavad vilkuma, hakkab elekter otsa saama ja te peate otsekohe tagasi tulema. Shellington, Peso ja Kvasi, pange oma süvamere rüüd selga. Valmis? Valmis, kapten. Ava oktoluuk, Viivi. Otsekohe, kapten. Pole veel pime, sest oleme veel päikesevalguse tsoonis. Kas me oleme juba kohal? Nüüd on üsna pime. Ei, me sisenesime videvikutsooni. Ja kesköötsoon on veel sügavam ja pimedam. Veel sügavam ja pimedam? Oktonaudid, sisenesime kesköötsooni. Siin all on tõeliselt pime. Lülitame sisse erilised süvamere tuled. Siin on kohutavalt vaikne. Kapten, mis heli see on? See on meie propeller, Peso. See teeb alati sellist häält. Aga see? Ees on midagi väga kuuma. Tuhat ja tuline. On see suits? Argavad meduusid. Leidsime hüdrotermilised avaused. Mis see hüdrotermiline avaus on? See on nagu merealune vulkaan. Sellest purskab välja väga tuline vesi. Kiivrid pähe. Ideaalne koht, kus leida olevus, mida keegi kunagi näinud pole. Oktonaudid, teeme selle ära. Valmis. Kapten, leidsid sa midagi, Shellington?
leidsin kilpkodalase, aga see pole midagi uut. Need on toruussid, kes elavad ainult kesköötsoonis. Väga põnevad, aga ka ei midagi uut. Siin. See paistab suur. See on kõigest kivid. Vabandust, Shellington. See on kuumust armastav kala. Pole ka midagi uut kahjuks. Otsime edasi, oktonaudid. Shellington, mis augud need on? Huvitav. Leidsin enne ka sellise auguga kivi, aga ma pole iial välja uurinud, millest need augud tekivad. Kaevame ühe kivinäidise välja. Ma toon kivilõikuri. Luba mina. Tänan. Ma jätkan nüüd ise. Oi ei, ma tegin kivinäidise katki. Pole probleem. Nüüd saangi hästi kivi sisse vaadata, äkki elab seal keegi. Ma ei näe midagi. Kus teine tükk on? Siin. Oktonaudid, elekter hakkab otsa lõppima. Peame tagasi minema. Ma pole veel uut olendit leidnud. Peame mõni teine kord tagasi tulema. Kõik kuupisse. Kas leidsite olendi, mida keegi enne näinud pole? Ei, me ei leidnud midagi, mida mu raamatu tühjadele lehtedele panna. Oleksin tahtnud leida midagi suurt ja hirmsat, näiteks hiiglaslikku kala potatamust. Leidsime huvitavate aukudega kivi. Vaadake! Siin sees on vist midagi elusat. Kus ma olen? Oled oktopoodis. Minu maja on katki. Ära muretse, väike mees. Saame su majakese kiiremini kokku, kui sa jõuad kotitäis krõmpsuvaid porgandeid öelda. Olgu, aga tehke kiiresti. Mul on hirmus külm. Ja valgus teeb mu silmadel haiget. Sa oled kesköötsoonis, kus on alati pime ja hüpotermilised avaused on väga kuumad. Oktopood on sulle kummaline koht. Ma tahan koju. Viivi teeb su maja korda. Siis viime su koju kesköötsooni nii kiiresti kui võimalik. Senikaua aga püüame su olemise võimalikult mugavamaks teha. Kuidas on? Piisavalt soe? Piisavalt pime? Parem. Praeguseks. Tänan. Kõigepealt tuleb välja mõelda, kuidas tunnelid omavahel ühendatud on. Proovi seda. Vale. Ma proovin veel. Vale. Oota. See peaks asja ära ajama. Vale, vale, vale. Augud pole reas. Ma löön oma pea ära. Ole mureta. Me ei anna enne alla, kui oleme asjast aru saanud. Oleme lähenenud probleemile väljast, aga peaksime seest lähenema. Melissa saab meid kindlasti aidata. Tillukese videokaamera abiga saame tunneleid seest poolt jälgida. Ma kutsun seda ussikaameraks. Valmis? Valmis. Tupik. Augud pole ikkagi rivis. Veel üks tupik. Ideaalne.
fantastiline. Ma katsun selle koorikliimiga kokku liimida. Nagu uus. Teeme pilti. Ütle mereadru. Mereadru. Nüüd viime su koju tagasi, kus on hea ja pime. Ma ei jõua ära oodata. Oktonaudid, võite alati mulle siia alla külla tulla. Peso, meil on kesköötsoonis uus sõber. Siin all võib küll pime olla, aga hirmus enam mitte, kapten. Ja sul on nüüd minu raamatus oma lehekülg. Tore. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. Oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja sisustaja Krabi. Miski on otse meie poole teel, kapten. Oktonaudid, hoidke kinni. Miski on meiega kokku põrkamas. Melissa, Peso, Shellington, Dumbo, veelased. Valmistuge kokkupõrkeks. Mida? Kapten, kas kuuled seda? See tuleb oktopodist väljaspoolt. Ekraan on must. Radar on kadunud. Kvasi, käivita oktohäire. Oktonaudid kohtadele. Kapten, mis toimub? Radar ei tööta. Viivi, Kvasi, lähme uurima, milles asi. Taldrik peab katki olema. Ma parandan selle kiiremini, kui jõuad öelda kotitäis krõmpsuvaid porgandeid. Peso, ava oktoluuk. Kohe, kapten. Radari taldrik pole katki, see on kadunud. Varas on selle ära viinud. Me peame selle tagasi saama. See häbematu varas peab kusagil siin lähedal olema. Leian ta üles oma spiooniklaasiga. Mereadru! Nüüd ei näe ma midagi. Võta minu binokkel ja jälgi, kas midagi kahtlast on toimumas. Just nii, kapten. Viivi, tule kaasa. Otsime teiselt poolt oktopodi. Kus see varas olla võiks? Mu spiooniklaas. Kapten, varas ründas taas. Mul on see spiooniklaas aegadest, kui ma veel mereröövel olin. See varas ei saanud kaugele minna. Ahaa, rada. Rada kadus ära. Siin rahnude vahel on neid kohti palju, kuhu varas end peita saab.
ma pööran kõik kivid pahupidi, kuni oma spiooniklaasi tagasi saan. oota, Kvasi, see varas on kaval. me peame veel kavalamad olema. kui ta näeb meid tulemas, ei saa me teda ilmaski kätte. peame siis tegema nii, et ta ei näeks meid tulemas. Lähme varast jälitama, aga me ei taha, et ta meie kupit näeb. kuidas sa saad meid aidata, Viivi? mul on täpselt vajalik asi, maskeering. vajuta seda nuppu, kapten. maskeering muudab kupi täpselt samasuguseks nagu ookeani, seega ei näe teid keegi. näeme välja nagu kivid ja mereadru. kui maskeeringut juurde vaja on, siis vajutage seda nuppu. asi selge, tänan, Viivi. Kvasi ja Peso, valmistuge stardiks. kapten, oleme igasugusteks hädaolukordadeks valmis. Viivi, ava oktoluuk. otsekohe, kapten. jäljed kaovad selle kivi alla. hoiame silmad lahti. varas peab siin kusagil olema. ohoo, see taim lasi jalga. seal. vaadake, järele sellele taimele. tema käes on minu spiooniklaas. otse ees. kuhu ta kadus? Oktonaudid, uurime. Kvasi, sina mine sinna. Peso, sina uuri sealt. vigastatud meriroos. ma seon su lehekese kinni. nagu uus. oi ei, mu sidemed. milles asi, Peso? mul olid erilised sidemed, millega kombid said siduda. ma pean need tagasi saama. varas ründab taas. aga meie ei anna alla. spiooniklaas, radaritaldrik ja sidemed. vaadake. ma ei näe midagi. kivi peal. ma tean, et nägin neid. kuidas nad said kaduda? kapten, on ainult üks seletus. siin kummitab. kummitusmereröövel. kummituspiraat saab muuta enda ja kõik, mida ta varastab, nähtamatuks. ta hiilib su juurde nii. täpselt nii. Kvasi, ma pole kindel, et meil kummituspiraadiga tegemist on. paljud asjad on kadunud. ja iga kord, kui oleme varga kannul, ta haihtub. mis see ka on, selle asemel, et teda jahtida, laseme tal meie juurde tulla. paneme vargale midagi varastamiseks välja. kui ta meile läheneb, läheb häiresüsteem tööle ja me nabime ta kinni. kuidas see sobiks? ideaalselt. nüüd ootame. kapten, oled ikka kindel, et ta meid ei näe? hea küsimus, Peso. on aeg lisamaskeering käivitada. mida?
ärge laske tal neid mereadrust vuntse meie nina alt ära varastada. ahaa, varas ongi leitud. Siin ta ongi kõigi meie asjade all. Rahu, mehike. Anna varastatud asjad tagasi. Muud me ei tahagi. Mina ei varastanud midagi. Kuidas sa siis seletad fakti, et meie asjad on sinu karbi küljes kinni? Olen sisustaja krabi. Sisustaja krabi? Sisustaja krabi, jah. Ma kinnitan asju oma karbi külge, et keegi mind ei näeks, eriti haid. Radaritaldrik kuulub oktopoodile. Spiooniklaas on kvasi oma ja sidemed on peesu omad. Ma ei teadnud, et need kellegi omad on. Ma tahtsin lihtsalt ümbrusega kokku sobida, muud ei midagi. Panin need enda külge, võtan maha, probleemi pole. Tänan. Eks ma pean uusi asju otsima, millega oma karpi varjata. On üks asi, mille me võime sulle anda. Need mereadrust vuntsid aitavad sul maskeerituna olla. Tänan. Kingitus sulle oktonautidelt. Nii ongi valmis. Radar on ära parandatud, tubli töö, Viivi. Tänan, kapten. Tegin siin veel ühe väikese muudatuse. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreel. Oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, kvasi, peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja vana kaart. Kus see on? Leidsin. Kapten, meie järgmine missioon on teada. Oktokaart näitab, et oleme keset Vahemerd. Ja? Mul on nende vete kohta oma kaart. Suurepärane, kvasi. Hea kaart aitab leida kohti, kus sa pole kunagi varem käinud. Jah, ja salakaart aitab leida kohti, mille olemasolust sul aimugi polnud. Kust sa selle leidsid? Kaevasin välja Kassikäpa saarelt siis, kui ma mereröövel olin. See on väga vana kaart. Jah, ja sel kaardil on oma lugu rääkida, professor. Kuulake mind, kullakesed. Kunagi väga ammu seilas neil meredel üks uhke laev. Selles laevas oli üks hinnaline kuldvaas. Siis tekkis tohutu torm ja laev uppus sügavale merepõhja. See lamas seal seni, kuni üks hirmus merekoletis laevavrakki endale kodu tegi. Ta valvab seda kullast vaasi tänase päevani. Kui te seda otsima lähete, sõbrakesed, peate selle 8-pealise merekoletisega väga ettevaatlikud olema. Ta hakkab võitlema igaühega, kes liiga lähedale tuleb. Oktokaardil pole mingit laevavrakki ega merekoletist.
piraadid ei tähenda üles oma saladusi ühelegi võõrale kaardile. merepõhjas on hulgaliselt asju, mida ei leia üheltki kaardilt. Ja oktonaudid lähevad neid otsima. Kes on minuga? Kvasi, lülita oktohäire sisse. Oktonaudid, stardijaama. Oktonaudid, meie ülesanne on välja uurida, kas Kvasi vana kaart ka tõele vastab. Mina tahaksin seda kuldvaasi pildistada. Huvitav, kas see ikka on veel seal? Kui me laevavraki leiame, Melissa, saame ka kuldvaasi otsida. Ja merekoletist? Melissa, Peso, teie tulete minu ja Kvasiga kaasa. Niisiis, kapten, oleme valmis krabajat katsetama. Aktiveerin krabaja. Ups. Sain kätte. See aitab meil laevavrakist asju üles korjata. Tänan, Viivi. Ja see on ka imehea koletise krabaja. Koletise krabaja? Ära muretse, Peso. Niisiis, asume teele. Viivi, ava oktoluuk. Kohe, kapten. Kaardi järgi peaks üsna meie ees üks suur kivist kaar olema. Olemas. Lähme selle alt läbi ja siis vasakule. Meie ees on suured kaljud, Kvasi. Kuhu edasi? Sõidame ümber suure kalju ja siis paremale. Ei, vasakule. Nüüd peaksime lähemale jõudma. Lähemale. Lähemale. Otse ees. Ma vist näen juba laevavrakki. Kõigest mingid kivid. Kvasi, me leidsimegi sinu laevavraki. Mina kaitsen meid merekoletise eest, kapten. Melissa, Peso, meie otsime seda kuldvaasi. Valmis või mitte, aga siit ma nüüd tulen. Kui mina merekoletis oleksin, kuhu ma end peidaksin? Tal on 8 pead, ta peab olema väga tark. See paistab üks hea peidukoht olevat. Ma uurin neid kive. Käes! Kuidas sai 8 peaga hiidsuur merekoletis lihtsalt kõva kalju sisse kaduda? Oktonaudid, siia! Kapten, mis see on? Vaadake! Kuldvaas, mis su kaardil oli, Kvasi. Sellest tuleb üks ilus foto. Sõbrake, ära mine liiga lähedale. Kapten, merekoletis võib end kuldvaasi taga peita. Ui ei! Siis tõmban ma selle väga ettevaatlikult välja. Natuke kõrvale. Veidike alla. Käes!
mingit koletist pole. hoidke eemale, ma teen koletise kontrolli. Merekoletis ei mahuks siia. Kus see merekoletis ometi on? Kaardist pole vähimatki kasu. Peso, võime kõige hullemaga silmitsi olla. Kõige hullemaga? Siin pole mingit merekoletist. See pidi ometi merekoletise kaart olema. Mis mõtet on merekoletise kaardil, kui sellega päris merekoletist kaasas ei käi? Aga... Kvasi, su selja taga. Leidsin su merekoletis. Sinu võit. Küll see peituse mäng on ikka üks vahva mäng. Mäng? Oota, sul pidi 8 pead olema. Sa leidsid 8 jala, Kvasi. Jaa, ma olen tõepoolest 8 jalg. Aga käitusid nagu merekoletis. Kadusid otse kui imeväel, kui ma sind taga ajasin. Ma näitan teile oma trikke. Tehke minust pilte enne ja pärast. Hei, kuhu sa kadusid? Ma saan oma värvi muuta. Nii on lihtsam end ära peita. Vaadake seda. Võin end pressida imetillukestesse kohtadesse. Kuidas sa seda teed? See on lihtne, kui sul luid ei ole. Oled tõesti peituse mängu kuningas, isegi kui sa päris merekoletis pole. Kui te poleks merekoletist otsima tulnud, poleks te mind leidnud. Kuidas te mu leidsite? Vaata, seal sa oledki. On aeg uus kaart teha. Sul on õigus, sõbrake. Olemas. Mida arvate? Ideaalne, tänan. See juba läheb. Jah, see on selle koha tõeline kaart. Nüüd on minu kord end ära peita. Ma loen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulen. Oled sa valmis või mitte? Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. Oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja pruun vetikametsa päästmine. Väga uhke vorm, Peso. Meie erikülalisele meeldib kindlasti väga. Tänan, kapten. Viivi, kanna ette arengutest. Kupi on kohe siin, kapten. See peaks saabuma 1 minuti pärast. Oktonaudid, tervitame oma aukülalist nii nagu mereelanikele kohane. Võtke rivvi. Palun luba oktoluuk avada, kapten. Luba antud.
olemegi kohal, oktopoodil. Pinto, Peso! kapten Valge ja mu kaasoktonaudid, see on mu väike vend Pinto. tere tulemast pardale, Pinto. Tänan. see on professor Dumbo, need on Veelane ja Viivi. Tere. kas reis läks hästi? See oli maailma parim reis. Kvasi õpetas mind rääkima nagu mereröövel. jah, sõbrake. Värista uime siit. see on sulle, mu kullake. Tere tulemast oktopoodi pardale. Kas ma näen välja nagu päris mereröövel? jaa. Joo, olen mööduks valmis. Need on Melissa ja Shellington. Tere, rõõm kohtuda, Pinto. kohtume, kui tagasi tuleme. Kas nad lähevad kupiga nüüd päris missioonile? jah, nad lähevad uurima meretigude poegi. Puillukalasid on väga raske leida, sest nad on nii tillukesed. Sellepärast mul suurendusklaas kaasas ongi. Viivi, ava autoluuk. Just nii, kapten. Ma tahan ka missioonile minna. ma näitan sulle enne oktopoodi. Kvasi rääkis, et oktonaudi elu on väga põnev. ongi, meedikuna ma pean. Kas sa otsid ka merekoletisi nagu Kvasi? Las ma näitan sulle, mida ma teen. Ja Kvasi ütles, et oktonaut peab alati valmis olema, kõike võib juhtuda. see on tõsi. Tahad proovida midagi sellist, mida mina teen? Mina olen kõigeks valmis. hüva. Siin on sulle tõeline väljakutse. Sidumine. Harjutame kombineeritud sidumist, uimelingu ja ribisidet. Proovi nüüd sina. Tahan õppida oktonaudiks, mitte meedikuks. aga mina olen oktonaut ja meedik. Mõtlesin päris oktonauti nagu Kvasi. Olen mölluks valmis. mina pean ka mölluks valmis olema, kui keegi peaks viga saama. Kvasi, oota. kas laeva rünnatakse? ei, aga aeg on lõunat süüa. ole lahke, sõbrake. Viimane on mäda kalamari. oktohäire. oktonaudid peakorterisse. kapten, mis toimub? saime kupilt hädakutsungi. siin kapten Valge, räägi, Melissa. Kapten, tundub, et jäime kinni. Kas saate meie asukoha määrata? Kapten, raadioside katkes. Melissa ja Shellington on kinni, peame nad lahti päästma. Huvitav, mille küljes nad kinni on? Saame teada, kui nende juurde jõuame. Peame kiiresti sinna jõudma. Kas ma tohin ka tulla? Palun. ei, Seal võib ohtlik olla. su suurel vennal on õigus, Pinto. jää sa Veelane siia. Räägin sulle kõigest, kui tagasi tuleme. Pinto on missioonil. Valmis tegutsema, kapten. ja kui keegi peaks viga saama, võite minu peale loota. Kupi C-tross võiks marjaks ära kuluda, kui Melissa ja Shellington tuleb kusagilt välja tõmmata, kapten. tänan, Viivi, ava oktoluuk. näed sa juba midagi, Kvasi? Need peaks nemad olema. Kapten, meil võib olla tegemist soomuslukuga. Mis see soomuslukk on? See näeb välja nagu taim, aga kui lähemale lähed, sirutab see oma hiidsuure rohelise kämbla välja ja krabab sul laeva kinni. ja millal ta lahti laseb?
mitte kunagi. ei iial. ei iial. kus see soomuslukk on? kus see on? kuhu see kadus? Pinto, kuidas sina pardale hiilisid? ahaa, piletita reisija. pidage, otse ees, seal nad ongi. Kas see ongi soomuslukk? Oktonaudid, plaan on järgmine. Kvasi, mine sina tagant ja mina... Kvasi! Aga sa nüüd saad, soomuslukk. Sa ei hoia mind siin kinni, va jube elajas. Nii palju siis plaanist. Aktiveerida kiivrid. Tohin ma ka tulla? Ei. Kvasi, meil ei pruugigi siin soomuslukuga tegemist olla. Muidugi mitte. Ma tunnen soomuslukke, kapten. See pole soomuslukk. Mulle paistab see taim. See ongi taim. Merevetikas, täpsemalt pruunvetikas. Oleme pruunvetika metsaveerel. Melissa ja Shellington on pruunvetikatesse kinni jäänud. Peame nad välja saama. Peame kasutama trossi, et nad välja tõmmata. Peso, vaata, kuidas Shellingtonil on. Kvasi, toome trossi. See pruunvetikas on tugev. Peame väga kõvasti tõmbama. Oodake, kupi pole ainus, mis siia kinni on jäänud. Vaadake, peame ettevaatlikud olema, kui liiga kõvasti tõmbame, võime neile meretigude poegadele viga teha. Sul on õigus, aga peame kupi otsekohe vabastama. See on nagu side. Nad on hiidsidemesse kinni jäänud. Oskad sa seda lahti mässida? Jah, söör. Lahti mässimist on siin üksjagu, kapten. On meil üks varukiiver, Pinto? On, kapten. Pea meeles, see on päris missioon. Ma järgin sinu korraldusi nagu päris oktonaut. Oktonaudid, kohtadele. Kui tohib paluda. Kapten, harutage pealt. Just nii, Peso. Kvasi, võta sina alt. Just nii, Peso. Pinto, ava see leht. Just nii, Peso. Aitäh, aitäh. Tänan teobeebide päästmise eest. Ja meie? Tänu sinu vennale polnud keegi täna ohus. Täna sinule, Peso, oli meie missioon edukas. Tohin su mütsi pähe proovida? Tegin selle sulle, kui sa tahad. Ma olen nüüd mereröövel ja meedik. Võid laevu röövida ja haavatuid siduda. Täpselt nagu päris oktonaut. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. Oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja mõõkvaalad.
kapten, kas sa saaksid harjutada kuskil? Kvasi, käivita oktohäire. Oktonaudid, uurimisjaama. Oktonaudid, me peame... Huvitav. Sellist sorti vaala nimetatakse mõõkvaalaks. Vaadake, seal on veel üks. ja veel. Hämmastav. Oleme terve parve ligi meelitanud. Mis see parv on, professor? See on grupp mõõkvaalasid, Peso. Parv aitab üksteist läbi paksu ja vedela, täpselt nii nagu oktonaudid. Kapten, me peame teda vastu ründama. Räägime enne, kui ründame. Tervitus, sõbrad vaalad. Palun, ärge rünnake meie laeva. Aitab juba. Kõik tagasi. Palun tõesti vabandust. Kas teie laevaga on kõik korras? Jah, tänan. Kas tema peaga on ka kõik korras? Ta on kõva peaga. Enne ründab ja siis esitab küsimusi. Samas on ta väga vapper. Ma tunnen ka ühte sellist. Meid huvitab teie laev. Kuulsime enne ühte väga huvitavat heli. Mõtlete oktohäiret? Ei, pigem oli see selline... See? Seda tegin mina. Mul oli akordioniga probleeme. Meie meelest kõlas see imekenasti. Tänan. Oktonaudid, kes tahab välja minna ja meie uute sõpradega kohtuda? Teeme võidu! Jaa. Olgu! Hei, sa ei öelnud läks! Nad suunduvad otse randa. Oi ei, see küll vaaladele sobilik koht pole. Saan ta ehk peatada enne, kui ta sinna jõuab. Rünnak! Tunnelitesse! Minu võit! Minu võit! Sul oli edumaa. Sa võid järgmine kord edumaa saada, aga mina võidan ikkagi. Las ma keeran siin otsa ringi. Heldus, lükka mind. Kohe. Kvasi, kas sinuga on kõik korras? Jah, kapten, aga ma ei jaksa vaala lükata. Ma ei tunne end hästi. Kas mulle ainult tundub või on siin väga palav? Kvasi, kupis on ämbrid. Võta ämber ja vala vaalale vett. Ta vajab vett, et mitte haigeks jääda. Just nii, kapten. Kui ma saaksin... Oi ei, olen kinni jäänud. Ma ei tohi liiga kaua veest väljas olla. Ole mureta, annan oma oktonaudi ausõna, et saan su rannast ära aidata. Senikaua jahutab Kvasi sind. Tänan. Oktonaudid, vaal on randa kinni jäänud. Meie missioon on ta vette tagasi saada. Seniks peame oma uut sõpra jahutama ja märjana hoidma. Olen juba teel, kapten. Kui tohib, siis kasutaksin meretaimede abi.
vaal on liiga raske ega suuda end ise liigutada, kui ta kuival maal on. Kui vaal end ise ei liiguta, peame meie teda liigutama. Viivi, vajan sind siia nii kiiresti kui võimalik. Otsemaid, kapten! kuulen, kuidas parv mind hüüab. Oi ei, kõik vaalad suunduvad otse randa. Vasi, vala vett edasi. Ma tulen kohe tagasi. Mõõkvaalad, peatuge! Palun laske meid läbi. Me peame oma nõole järele minema. Kui te rannale liiga lähedale lähete, jääte teie ka kinni. Oleme tema parv. Parveliikmed teevad alati kõik, et üksteist aidata. Võite loota oktonautide peale. Toome ta elusa ja tervena parve juurde tagasi. Me tahaksime ka kuidagi aidata. Tean, et teie häälte kuulmine rõõmustaks teda. Äkki laulate talle midagi? Hüva, kapten, me laulame talle. Vaala on liiga raske liigutada, kui ta veest väljas on. Peame välja mõtlema, kuidas me saaks ta tagasi ookeani, kus on ta õige koht. Meil on köit vaja, väga palju köit. Võtan oktopoodiga ühendust ja palun neil tuua kõik köied, mis meil on. Pole aega kaotada. Ai! Kuule sina! Te ei pea peitu pugema, keegi ei tee teile halba. Rand kuulub meile, krabidele. Sina ja see hiidsuur asi peate siit kaduma. Minge! Ilm läheb üle palavamaks ja palavamaks. Oktonaudid, võtke köied. Valmis proovima, kapten. Oktonaudid, asuge kohtadele. Minu käskluse peale. 1, 2, 3, tõmbame. Stop, stop. Nii valus on. Kapten, mulle tundub, et tõmbamisest pole abi. Kui saaksime köied tema alla, siis saaksime teda tõsta. Selleks peaksime liiva alla tunneli tegema, et köied sealt läbi panna. Ma vist tean, kes meid aidata saab. Tähelepanu, krabid! Teil, krabidel, on eriline oskus liiva alla tunneleid kaevata. Kas kasutaksite oma oskust, et vaala aidata? Ei, ise ta endale selle õnnetuse kaela tõi. Nüüd pääsku end ka ise. Las ma aitan sind. Ole lahke. Sellest oli üsnagi palju abi. Tänan. Olete siis meiega? Olgu, külje peale, marss! Oktonaudid, teeme selle ära. 1, 2, 3. Tõmbame. Veel kord. 1, 2, 3. Tõmbame. 1, 2, 3. Tõmbame. Juba majubki. Tõmmake edasi. Kapten, meie parv on tänulik teile ja teie parvele. Võite alati loota oktonautide peale, kui abi on vaja. Ja teie kutsuge meid, kui meie saame oktonautide heaks midagi teha. Kas harjutame oma erilist signaali? Nägemist, meie vaaladest sõbrad. Nägemist, kapten, kuni kohtume taas. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreem.